Uudised on eetris ja stuudios Rohke Debelak. NATO tippkohtumine Haagis lõppes kindla veendumuse ja tegevuskavaga, mille kohaselt liigutakse 5% suunas ning ühiselt lepiti kokku, et Donald Trump meeldib liikmesriikidele iga aastaga 5% rohkem. Alguses oli kavas 5% kuus, kuid kuna president meeldib niigi juba kõikidele riigijuhtidele, siis oleks tema populaarsus tõusnud juba selle aasta lõpuks 300%. 5% aastas aga tagab mõõduka ja kindla meeldimise kasvu. Mõned riigid on erandeid palunud ja märkinud, et ei jõua nii palju imetleda, sest teisi asju on vaja ka teha, kuid üldiselt on NATO sees üksmeel olemas, märgitakse alliansi pressiteates. Lääneriikide salateenistused on aga asunud uurima, kuidas Venemaa sõjatööstus oskab teha sanktsioonidest mikrokiipe. Praegu on vastu võetud 17 paketti sanktsioone ja keelatud kaupade hulk aina kasvab ning verivärskelt lääne firmade toodetud kiibid lendavad Vene rakettides Ukraina suunas. Ainukene võimalus ongi, et Venemaa on leidnud viisi, kuidas teha sanktsioonidest mikrokiipe ja kui kehtestada veel ka 18 sanktsioonide pakett, siis kasvab toodang kindlasti veelgi. Kuidas olukorda parandada, pole seni selge. Üks võimalus on, et kuna lääne toodangu osakaal Vene rakettides on suur, siis võiksid lääneriigid keelata oma rakettide Ukraina suunal kasutamise või mitte anda luba pikamaa rünnakuteks, nagu seni on see kehtinud Ukraina puhul. Kuna mõlema vaenupoole raketid on tegelikult lääne päritolu, siis võiksid Venemaa ja Ukraina osaleda ühishankes, on esmane läänepoolne pakkumine. Valitsuses on aga täna varahommikul arutluse all regionaalne areng ja võimalused, kuidas inimesi kaitsta kõikvõimalike ahvatluste eest, mis viivad majandusliku olukorra halvenemiseni. Mõnda aega juba kestnud bussiliikluse hõrendamise kava on positiivseid tulemusi andnud ja järk-järgult suletakse ka rongiliiklus. Kui kütus on kallis ja pole ka busse, võtab see inimestelt võimaluse kogu aeg edasi-tagasi sõita ja sõitmisele suur hulk raha ära kulutada. Kuigi paljud bussid on tasuta, viivad need maainimese tavaliselt suurematesse keskustesse, kus on taas palju ahvatlusi, kuidas oma suure vaevaga teenitud raha ära kulutada. Kui inimesed aga raha kulutamise võimalustest ära lõigata, on kokkuhoiu võimalused kergemad. Kui inimene enam suurematesse keskustesse laristama ei pääse, hoitakse kokku suur hulk raha, mida on võimalik rakendada palju vajalikuma peale. Regionaalse säästuprogramm näeb ette pikkamisi ka elektri- ja sideliinide läbilõikamise, sest sideliinide kaudu kodudesse jõudvad ahvatlused ja nende realiseerimise võimalused on samuti üks ohjeldamatu kulutamise põhjustaja. 2030. aastaks jääb plaani kohaselt maainimestele kogu nende raha kätte. Ja lõpetuseks veel rahast. Rahandusministeerium vaatab igaks juhuks nüüd üle kõiki riigieelarved, mis alates Eesti Vabariigi väljakuulutamisest vastu võetud on. Päris esimesi eelarveid siiski ei vaadata, sest nendes midagi väga ei olnud, aga alates 1925. aastast juba küll. Mitmel korral on ministeerium ootamatult riigieelarvest avastanud miljoni, teinekord 100 miljonit, harva ka miljardi, mis on kahe silma vahele jäänud ja mõnikord juba pikemat aega kui üks eelarveaasta. Kui kõik eelarved nüüd läbi rehitseda, võib sealt kokku tulla juba kenake summa, mis võimaldab järgmiseks aastaks palju paremat eelarvepositsiooni ja Eestil on võimalik tekkepõhine või siis tegevuspõhine eelarve vahetada rehitsemispõhise eelarve vastu, annab Rahandusministeerium ringkirjas teada. Eetris olid uudised.